Jumala, halastaja ja armulise nimel. Operatsioon Tõeline lubadus 4 viidi selles piirkonnas jõuliselt läbi USA naftafirmade vastu koodi all. Aja issand, kiirenda oma tulekut. Auline ja vapper rahvas on tänavatel, samal ajal kui petlik vaenlane ründas keskpäeval osa meie energiaobjekte. Survet avaldatakse rahvale, kes on juba 16 päeva ja ööd tänavatel protestinud viimaste rünnakute vastu, püüdes sellega Iraani rahvale kätte maksta. Iraani Islamivabariik ei kavatsenud laiendada sõda naftatööstusele ega kahjustada sõbralike või naaberriikide majandust. Vaenlase rünnak energiarajatiste vastu tähistab sõja uut faasi. Iraani infrastruktuuri kaitsmise vajadus sundis meid ründama USA ja nende aktsionäride energiarajatisi. Üllas Iraani rahvas, teie vaprad pojad relvajõududes alustasid kohe pärast vaenlase rünnakut raske kättemaksuoperatsiooniga. Kuni kahjud jõudsid samale tasemele nagu meile osaks saanud löök. Nad süütasid hulga naftarajatisi, mida peetakse Ameerika Ühendriikide huvideks selles piirkonnas. Hoiatame veel kord vaenlast, et ta tegi suure vea, rünnates Iraani Islamivabariigi energiarajatisi. Ja sellele vastamine on juba käimas ja pole veel lõppenud. Kui see kordub, ei lõpe järgmised rünnakud nende ja nende liitlaste energiarajatiste vastu enne nende täielikku hävitamist. Meie vastus saab olema karmim kui tänased öised rünnakud. Iraani revolutsioonikaardiväe merevägi jätkab operatsiooni Tõeline lubadus 4. Selle operatsiooni 63. laines hävitas ta võtmetähtsusega sihtmärgid Manhattanis, Al-Tafra, Al-Zairi helikopteribaasis, Ameerika terroristide ja Minas Salma baasis. Salman, Ameerika terroristide 5. laevastiku peakvarter. Kombineeritud raketi- ja droonirünnakus tabati tõhusalt Manhattani baasi juhtimishoone, kütusemahutid ja varustusangaar. Barajase hoiatuse radarid ja Al-Zairi baasi stardiplatvorm said samuti ballistiliste rakettide tabamuse. Terroristide lennubaaside kütusemahutid ja varajase hoiatuse radarid. Al-Tafra ja 5. laevastiku peakorter Minas Salmanis said tugevaid tabamusi droonide, tiiv- ja ballistiliste rakettidega. Ka vaprad revolutsioonilise kaardiväe õhujõudude mehed jätkasid 63. laine ja tabasid sionistliku režiimi sõjalisi keskusi. Lõunaosas okupeeritud aladel said tapjast okupandid pihta mitme lõhkepeaga raketiga, mis tekitas erinevaid kaadreid. Lisaks hävitati mõned tunnid tagasi Teherani taevas armee õhutõrjesüsteemide poolt 2 vaenlase sissetungija drooni. Selle sõja jooksul tabasid sissetungija vaenlase arenenud droone sageli integreeritud kaitsevõrgusüsteemid enne, kui nad jõudsid rünnakuid läbi viia. Iraani relvajõudude ründe- ja kaitseoperatsioonid jätkuvad jõuliselt ja võit tuleb vaid Allahilt, kõikvõimsalt, targalt. Tere hommikust! Iraan tulistas südaööst alates välja hulga ballistilisi rakette, vähemalt 7 kogupauku sihtis seda riiki. Mõned tõrjeraketid lendasid üle selle riigi taeva ja tulistasid alla lähenevaid rakette, kuid öö jooksul oli mitu tabamiskohta ja vähemalt 4 inimest hukkus. Lääne kaldal hukkus 3 Palestiina naist ja mitu sai vigastada. Üks töötaja Iisraeli keskosas hukkus järele jäänud killumoonast. Vaadake, kuidas need naised olid raketirünnaku ajal selles lääne kalda piirkonna saalis. Iisraeli relvajõudude pressiesindaja rääkis õhutõrjesüsteemidest, mis tulistavad alla mürske. Meil on maailma parimate hulka kuuluvad õhutõrjesüsteemid, mis on tõestatud, kuid kaitse pole kahjuks täiuslik. Kasutame oma süsteeme nende rakettide tõrjeks. Need killuraketid on sõjakuritegu, kui terroristlik režiim suunab need asustatud aladele. Tavalise raketiga pole vahet, ainult hajutatus erineb. Raketikillud langesid Jeruusalemma vanalinna, kus sel nädalal kukkus suur Iraani killutükk Püha Haua kiriku lähedale. Praegu on Jeruusalemma pühapaigad suletud vastavalt kodurinde juhtkonna korraldustele kõigi turvalisuse huvides. Näete raketikilde vaid mõne meetri kaugusel kirikust. Siin on politsei pressiesindaja kommentaar olukorrale. Pühapaikade sulgemine kodurinde juhtkonna juhiste alusel on osutunud elusid päästvaks.
täna kukkusid pärast tõrjeoperatsiooni Iraani raketikillud ja tükid vanalinna. Piirkonnas pinged kasvavad. USA ja Iisrael ründavad Iraani režiimi. Iraan vastab rünnakutega Pärsia lahe riikide ja Iisraeli vastu. Ulge Trei, me teame, kes riiki juhib. Eile andis kõrgeim juht välja üldise kättemaksuavalduse. Aga kes juhib, keda iisraellased arvavad olevat võimul? Hea küsimus. Me ei tea, kes Iraani juhib ja pole tõendeid, et Mostafa Karim, Iraani kõrgeim juht, oleks elus. Eile õhtul nõudis ta riigimeedias kättemaksu Alila Rajani surma eest. Ta oli peamine ametnik, kes tapeti ligi 48 tundi tagasi. Näeme Iisraeli ja USA ühistööd ülejäänud juhtkonna kõrvaldamiseks, mitte ainult Larajani. Eile tsiteerisime Iraani luureministrit ja üht tähtsat Basiji komandöri. Me prognoosime rünnakute jätkumist. Iraanlased asendavad juhid ja tulistavad edasi eri kohtades Lähis-Idas. Trei, me intervjueerisime eile üht naist ja ta on pärit Iraanist. Ta rääkis elus olevatest ja hukkunutest inimestest ning jutustas meile. Ta ütles, et kuulis sõpradelt ja perelt Iraanis, et uus juht võis plahvatuses jala kaotada. Ta on tugevalt rahustatud ega tea veel, et on juht, võib-olla viibib Venemaal. Kuuldavasti tulid Moskvast lennukid talle järele ja ta taastub seal. Oled sellest kuulnud? Ma ei saa kinnitada, kuid on tõsiseid kahtlusi, kes juhib Iraani sõja ajal. Me peame olukorda jälgima, sest Iraan suudab ikka Iisraeli ja Pärsia lahe riikidele rakette ja droone tulistada. Rääkisin hiljuti kõrge Iisraeli sõjaväelasega, kes ütles, et ballistiliste rakettide tulistamine Iisraeli suunas kestab veel nädalaid. See pole veel lõppenud. Ja Iraan näitas eile, rünnates Pärsia lahe energiarajatisi, et on valmis seda konflikti eskaleerima ja ründama riike, kes polnud neid varem rünnanud. Trei, Saudi Araabia prints Farhan ütles, varem eksisteerinud vähene usaldus on nüüd täielikult hävitatud. Rünnakud minu riigi ja naaberriikide vastu, kes pole konfliktis osalenud, huvitavad mind ainult. Kasutame kõiki vahendeid, poliitilisi, majanduslikke, diplomaatilisi, et rünnakud lõpetada. Sa arvad, et Saudi Araabia võiks rünnata? Jah, ja mitte ainult Saudi Araabia. Mitmed Pärsia lahe riigid kaaluvad tõsiselt, kas sekkuda Iraani vastu ja Lukas räägib sellest lähemalt. See, mida me eile nägime, rünnak Haslafami rajatisele Kataris oli tõesti selle konflikti seni suurim eskalatsioon. See on maailma suurim veeldatud maagaasi tootja. Ja eile oli see ballistiliste rakettide sihtmärgiks. Katari esmareageerijad teatasid umbes 8 tundi tagasi, et neil õnnestus 2-3 kohalikust tulekahjust kontrolli alla saada. See eskalatsioon tekitab doominoefekti ülemaailmsetel energiaturgudel ja on osa põhjusest, miks president Trump eile Truth Socialis postitas. Iisrael ründas vihasena Lähis-Idas toimunu pärast Iraanis asuvat South Parsi gaasivälja jõhkralt. See oli algne rünnak, mis tõi kaasa Iraani vastulöögi. Peamine on, et Lähis-Idas toimub kiire eskaleerumine, mis tõstatab küsimusi konflikti lahenduste kohta. Ja kuidas Trump ja teised tagavad, et Iraan lõpetab rünnakud laheäärsete riikide vastu. Aga energiataristu, mida kasutab Zevail ja kogu maailm.